Tere tulemast Naised tipus podcasti. Tänast podcasti toetab Eesti ettevõtlike naiste organisatsioon LHV Pank ja Karjääristuudio. Ja meie tänase videopodcasti teemaks on, millist naisjuhti vajab tänane ettevõtluskeskkond. Mina olen Signe Ventsel, olen Eesti ettevõtlike naiste organisatsiooni liige, olen ettevõtja ja olen õppejõud ja täna on minuga sellel teemal vestlemas Mari-Liis Lind, Vivita laste- ja loovuskiirendist ja Kadri Kiisel LHV Pangast. Nii et meil saab olema äärmiselt põnev vestlus, sest et teema on aktuaalne. Küsitakse tihtipeale, et kas naisjuhte või meesjuhte peaks rohkem olema. Mina ütleks selle kohta, et meil on vaja häid talente, kes suudavad Eesti ühiskonda muuta, edasi viia, aga ma olles ise väga pikalt teinud koostööd erinevate projektide raames just naistega, siis ma näen, et meie Eesti naistes on väga palju potentsiaali, aga see on kuskil natuke kinni jäänud ja tahab natuke julgustamist ja inspiratsiooni saada. Ja ma arvan, et tänane ongi see raamistik, kuhu me oma teemadega siis peatume. Nii et aga minu esimene küsimus selleks, et üldse teemasse liikuda, mul on palve, et te korraks ka ise ennast tutvustaksite. Et Mari-Liis, võib-olla paari sõnaga, kes sa oled ja mis sa siis täpsemalt teed? Mina olen täna sellise ettevõtte nagu Vivita tegevjuht. Me oleme rahvusvaheline laste- ja noorte loovuskiirendi. Tegutseme 8 riigis. Minu all siis täna on umbes 75 inimest töötamas. Et lisaks Eestile me tegutseme Leedus, Jaapanis, Singapuris, Koreas, Filipiinidel, USAs ja just avasime tegevusega Uus-Meremaal. Ja mida see laste- ja noorte loovuskiirendi tähendab, on, me oleme mõnes mõttes oleme startup, me loome tehnoloogiaid, ise tarkvara ja riistvara, mis aitavad lastel keerukaid tehnoloogilisi seadmeid kasutada. 10-aastase lapse jaoks teeme kättesaadavaks laserlõikuri kasutuse või sellise lihtsa nagu robotihituse, aga teiselt poolt me siis loome erinevaid teenuseid, mis aitavad lastel olla läbi tehnoloogia ettevõtlikumad. Et meie selline suur missioon on luua üle maailma selline võrgustik meie enda stuudiotes, siis, kus kasvavad välja need julged tulevased maailmamuutjad ja noored ettevõtjad. Väga lahe. Ja lisaks sellele ma olen 10 aastat vedanud sellist kodanikualgatust, mille nimi on Tech Sisters, mille eesmärgiks on siis saada rohkem naisi ja tüdrukuid huvituma IT-valdkonnast tehnoloogiamaailmast. Väga missioonikad tegevused on sul. Aitäh. Nii, Kadri, palun. Ja, mina olen Kadri. Mari-Liisi tutvustus on muidugi suurepärane alati ja inimesed, kes teevad nii mingeid asju, on lausa rõõm on neid tegelikult igapäevaselt ju nendega koos suhelda ja nende tegemisi kõrvalt ka jälgida. Et minu lugu on võib-olla natukene lihtsakoelisem, et tulen LHV Pangast ja olen tegelikult seal viimased 10 aastat ka töötanud. Ja võib ka öelda, et selle ettevõttega koos siis üles kasvanud ja tegelikult nagu siis tänases mõttes tippjuhiks arenenud. Et LHV on tõepoolest, nagu ma arvan, minu üks suur kirgesid, et ma üldse tahaks nagu väga palju nagu räägitakse alati sellest, räägitakse, et juhtimine on justkui nagu mingisugune süsteemne tegevus ja see vajab mingisuguseid eelduseid ja oskuseid ja seda peab õppima ja kõike seda, et mulle tundub, et nagu juhtimine peab olema mingi kirg. Sul on mingi sisepõlemismootor, et mis tegelikkuses näeb lahendusi kohtades, kus tegelikkus on võimalik nagu muutustega nagu minna edasi. Ja ma ise olen küll usun hästi sellisesse nagu kirega nagu asjade tegemisse. Ja LHV-s olen ma seda algusest peale saanud teha esimesest päevast, kui ma sinna läksin 2011. aastal. Ja mul tundub, et terve organisatsioonina ka, et tegelikult meil on hästi palju selliseid juhte, kes teevad kirega ja on ka naisjuhte. Et mina olen olen siis pankur, aga mitte seda traditsioonilisemas tähenduses. Ja teeme lihtsalt väga ägedat asja, et ise usume, et teeme maailma parimat panka ja mul on hea meel, et tegelikult seda järjest rohkem ka väljaspoolt tunnustatakse, et me oleme parima teenindusega pangaks tituleeritud, me oleme atraktiivseks tööandjaks tituleeritud, et me oleme ka väljastpoolt Euromani on meid nimetanud Eestis parimaks pangaks, et erinevate näitajate poole pealt mitmel aastal, et see on kihvt. Et mulle väga meeldib ja mul on hea meel siin täna olla. Super äge. Aga ennem kui üldse nagu päris küsimuste juurde jõuame, siis minu tegelikult üks üldisem küsimus on võib-olla see, et kas Eesti vajab häid naisjuhte või ta vajab üldse juhte?
me vist ennem natuke juba seda arutasime ja tegime sissejuhatuse, et mina olen väga selgelt seda meelt, et Eesti vajab tervikuna talente ja häid juhte. Et mul on hea meel, et me täna keskendume naistele, et neid natukene siis võib-olla julgustada, aga jah, et tegelikkuses naiste kaasamine juhtimisse või üleüldiselt nagu professionaalses nagu maailmas, see loob ju sulle lihtsalt 2 korda suurema valiku talentide hulgast. Et Eestis samamoodi, et demograafiliselt on ju naisi natukene rohkem, naised on kõrgharitumad, ehk siis, et nad õpivad, nad täiendavad ennast, naistel on nii palju häid omadusi, ja eriti veel siis, mida ju tihtipeale veel natukene sellised ajaloolistel põhjustel, mida on hinnatud, et et pereemad, et see on ju, see on ikka tead, lapsed tulevad, siis võib minna maha kandmisele ja rohkem sealt tööinimest välja nagu ei tule, siis see on nii vale, et mina lapsevanemana samamoodi nagu näen, et tegelikult et see töö ja pere nagu tasakaalu hoidmine, see on nagu kunst. See on kunst ja see annab nagu nii palju nagu muid häid oskuseid, et igapäevaselt tööl hakkama saada, et nii, et jah, häid juhte, aga valik on suurem, kui tegelikkuses kaalutakse valikuid ka naiste hulgast. Valik on suurem ja nagu see kvaliteet, mis sa saad, on ka mitmekülgsem, eks ole, et see vaatenurk on teine. Ja see, kui sa räägid emadest kui ressursist, minu meelest nagu see, mida mina näen, on see, et töötajatel, kellel on lapsed, nendel on palju parem ajajuhtimisoskus, sest sa pead lihtsalt asjad suutma ära teha õige ajaga. Et kindlasti see ei ole nagu asi, mida maha kanda, vaid see just peaks olema see, et nagu et kus sa saad nagu seda lisavunki, et kuidas päriselt oma 24 tunniga ööpäevas hakkama saada, kui sul on lisaks tööle, kaasale, hobidele, kodule on veel nagu lapsed ka kantseldada ja kogu see logistikaprojekt, et minu meelest emad on maailma parimad logistikud alati. Just, ja suudavad teha mitut asja korraga, kuigi vist tavaliselt öeldakse, et inimene suudab keskenduda ühele asjale, ei ole õige. Et kindlasti oskavad naisterahvad ja eriti just need, kellel on tegelikult lapsed, et nad ikkagi suudavad manageerida nagu paralleelselt mitut asja korraga. Et ja tegelikult on väga-väga palju, aga ma arvan tervikuna jah, häid juhte, häid juhtimisoskuseid, tähelepanelikkust, nagu kõike seda, mida tegelikult on natukene liiga vähe, et ehk see potentsiaal, mis naistes on ühelt poolt kõigis olemas, nüüd on vaja seda julgemalt rakendama hakata ja lihtsalt võib-olla nagu anda julgust juurde et siis me saaksime valikusse rohkem juhte ja tulemus ka teistsugust. Just, jah, ja mulle see mitmekesisuse aspekt ka ikkagi väga meeldib, see on hästi oluline, et tegelikult ju lõpuks, et see ei ole see, et juht, see on nüüd juht, et see on olemas selline raamistik, õpik, kus on kõik need asjad kirjas, see on nüüd õige hea juht. Nii palju kui on erinevaid tüpaaže inimesi, isikuomadusi, nii palju on nagu erinevaid juhte ka, et seal ei ole ühest käekirja, ja juhid on väga erinevad ja juhitakse väga erinevalt organisatsioone. Et ettevõtetel on väga erinevad ju arenguetapid, et kus on vaja hoopis teissugust võib-olla nagu omaduste nagu pagasit, et kui võib-olla mingis teises nagu arenguetapis. Et see on lihtsalt, siin ei ole võimalik öelda pimesi, kas üks on õige, teine on vale, kas see on nüüd vajalik või see ei ole vajalik, et see oleneb täitsa organisatsioonist, oleneb sellest, mida on vaja seal teha, kui suur see on, mis on need väljakutsed, aga ma arvan, et hea juht on tegelikult hoopis midagi muud kui mingisugune raamatu või õpiku tarkus, et see on kombinatsioon. Seal on palju muid asju juurde, aga ma just ise mõtlen ka, et olles selle naiste nagu inspireerimise ettevõtluse teemaga päris palju ka seotud, siis minu käest alati küsitakse, et miks siis on vaja, et miks see nagu eraldi tähelepanu all? Siis ma samas märkan seda, et tänane situatsioon on see, kus me oleme seda mäe tippu natuke vist kuidagi moodi murdmas, sest et on tekkinud rohkem naisi, on naisettevõtjaid rohkem. Nii et ma arvan, et selle teema nagu tähtsustamine, selle teema toetamine toob meie, ma arvaks siis lastele kindlasti seda sellist paremat lähtepositsiooni, nii et see on kindlasti teema tähtis. Aga kui mõelda nüüd selle peale, et te täna olete mõlemad ühelt poolt ju naisjuhid. Ma ei taha öelda, et naisjuht või meesjuht, aga siiski, eks ole. Et millised juhid te täna ise olete, et kuidas sa ennast kirjeldaksid, et Mari-Liis, et kes sa siis nagu juhina oled, et missugused märksõnad tulevad välja?
ma võib-olla nagu alustaks sellest, et nagu tegevjuhi rollis ma olen täiesti esimest korda, et ma nüüd olen 3 aastat selles olnud, et enne seda ma olen küll juhtinud väiksemaid tiime ja olnud tootejuht ja olnud disainijuht ja äriarendusjuht, nii edasi, aga nagu päris nagu kogu ettevõtet ja noh, ikkagi nagu rahvusvahelist kontserni esimest korda juhin, et ja hästi mitmekultuurilist, et ongi, et Aasia kultuur, USA ja Euroopa, et kõik koos, et selles mõttes ma võib-olla kirjeldaks ennast ennekõike sellena, et noh, me oleme üritanud selle kogu oma ettevõtte üles ehitada selliselt, et meil ei ole tohutult hierarhiat, et noh, mitte nii väga juht, kui ma üritan olla liider, et selline visiooni ja missiooni alati nagu selgelt välja öelda. Ma olen kindlasti proovin olla hea kuulaja, et täna veel see tiim on nii suur, et mul on enam-vähem võimalik mingisuguse regulaarsusega kõigiga nagu silmast silma rääkida, küll paljuski üle Zoomi nüüd viimase aasta jooksul, et seda ringi lendamist täna enam hetkel veel uuesti ei ole, aga ja ma olen kindlasti selline julgustav juht, et ma pigem viskan mingisuguse suurema tüki nagu oma tiimile teha, kui nad ise võib-olla usuvad või tiimi liikmetele ja tahan, et nad lihtsalt läheks ja proovikski, kas see õnnestub või mitte, et see, mida me teeme, et see on paljuski hästi selline uudne nagu nii, et siis eksperimenteerime, katsetame, vaatame, kuidas läheb ja noh, see õhkkond, mida ma tahan luua meie organisatsioonis on see, et sellised ebaõnnestumised ei ole, nendest ei ole midagi, et me lihtsalt õpime neist, me läheme sealt edasi ja ma arvan, et see on üks selline laiem mure, mis meil üldse ühiskonnas on, miks inimesed ei taha juhtima minna, miks naised ei taha juhtima minna, et see ebaõnnestumiste selline häbimärgistamine või et inimestel tekib mulje, et sellest jääb nüüd eluks ajaks mingi märk külge, kui midagi ei ole välja tulnud. Aga noh, kui me vaatame ümberringi, siis enamikel nagu sellistel edukatel ettevõtjatel ongi selja taga nagu 7-8 nagu suurt ämbrit ja sealt on edasi mindud ja veel suuremaks nagu tugevamaks kasvatud, et see on see kultuur, mida ma üritan nagu luua, et see, kuidas ma tahan juhina olla. Kindlasti ma vahel olen ka selline plahvatav juht. Ikkagi naine, emotsioon. Ma lihtsalt olen nagu, tõesti olen emotsionaalne ja vahel ma nii nagu sellistes positiivsetes hetkedes ma võin nagu väga lahe või siis nagu miks nüüd nii läks, et selline jah, et ma näitan kindlasti oma nagu emotsioone välja, et ka selline et sa eks julged ühelt poolt ka olla siis nii-öelda nagu haavatav ja autentne, et kui sul oled kurb, siis on kurb ja ma arvan, et see on tegelikult hästi suur osa sellest, et mida me peamegi ka normaliseerima, et meil kõigil on tujud ja nagu taustsüsteemid, kus me tuleme, et see, mis hommikul on suga toimunud või mis su ümber toimub, et ka see nagu, sa võid selle kaasa tuua, kui sa nagu ütled selle teistele ära, et nagu selline tasane susistamine või irisemine ei aita, aga ja juhina sa pead nagu selle kultuuri looma, et kui sina seda nagu eeskuju ei too, siis ei julge keegi teine seda teha. Ja siis hakkab tekkima nagu see, et miks kellelgi on paha tuju, kas mina tegin talle paha tuju, et see kiht nagu ära võtta, et see mulle tundub on oluline. Väga äge. Kadri? Ja, mingis osas tegelikult ikkagi me oleme sarnased, sest me oleme ju naisjuhid. Et see sama näiteks see, et see ebaõnnestumise nagu hirm on kindlasti, ma arvan, meesterahvastel nagu suurem isegi. Et kui naistel, et ma arvan, naised on nagu selles mõttes nagu, kuna nad on nagu pehmemad ja teadlikumalt, nad võtavad neid võib-olla olukordi, ei võta kunagi nagu nii üheselt või et see on nii õudne, kui midagi sellist juhtub, et ma arvan, see on üks naiste tugevus, miks peaksin neid kaasama, et nad suudavad tegelikult ka nagu halbadest olukordadest oluliselt nagu tervemalt välja tulla. Selline säile nõtkus. Just. Ja mina, nagu ma varem ütlesin ka, et ma ikkagi olen nagu kirglik juht, et siis see on ka, et tihtipeale aetakse tegelikult seda kirglikkust emotsiooniga segamini. Ja see on üks asi, mida võib-olla meesterahvad nagu need naisjuhtide puhul nagu veidike pelgavad. Et just, et see on nagu, et see emotsioneeriv naine, et see ei ole hea asi. Ja see on see põhjus, mis ma tegelikult natukene isegi seda nagu veidi nagu ikkagi nagu hoian vaos, et seal on õhkõrn piir, et need inimesed, kes tunnevad kui organisatsioon, kus sa oled pikalt olnud, et siis
siis tegelikult on see tore, see on ju äge ju, kui kirega tehakse ja tuleb emotsioon ja kõik julgevad nagu tegelikult näidata välja neid tundeid, mis neil on. Et aga see on natukene selline asi, et mida tõesti peab vaos hoidma, vähemalt nagu mina olen seda enda puhul näinud, et sedavõrd nagu edukam tegelikkuses ma igapäevaselt olen. Aga jah, ma olen kirglik juht ja ma olen ka, nagu ma varem mainisin, siis ma arvan, et juht on hästi erinevaid, et kes juhivad protsesse, kes juhivad läbi klientide ettevõtteid, kes juhivad, ma ei tea, läbi projektide või väga erinevad käekirjad on, et mina ikkagi olen jõudnud sinnamaani, et ma ikkagi juhin läbi inimeste. Et ma olen ikkagi inimeste juht, et mulle tundub, et mul see oskus inimesi nagu mõista või aru saada ja panna nad kokku mängima ja leida nende tugevusi, et see on see asi, mida ma teen. Ja mulle see hästi meeldib, ja ma ise olen ka, et kuna ma selline olen, et siis peavad inimesed meeldima, et siis sa peadki suutma märgata, et teinekord ja tegelikult ega seal ei ole alati nagu õigeid ja valesid vastuseid, otsuseid, tegemisi, need situatsioonid on nii erinevad ja ma arvan, see on ka naistel jälle üks tugevus on see, et tegelikult see intuitsioon, see märkamisoskus, detailide märkamine, et tegelikult ju igapäevased tööalased nagu konfliktiolukorrad või probleemid tekivad tihtipeale pisidetailidest, aga need hakkavad lumepalli efektina mööda maja ringi käima, natukene paneb igaüks sinna veidi juurde, kui lõpuks saab sellest nagu väga-väga suurt probleem, aga kui sa nagu leiad, kui sa paned seda tähele sellel hetkel, kui ta hakkab tekkima, siis tegelikult on neid olukordi võimalik väga lihtsalt ennetada. Et ma arvan jah, et ma olen selline nagu märkaja tüüpi ja kindlasti ma olen otsekohene, kui keegi küsib, ma olen ikkagi konkreetne otsekohene ja ma natuke püüan ka sellist kultuuri või nii palju kui nende inimestega, kellega ma olen koos töötanud või et kes on minu lähedal olnud, et natukene seda mentaliteeti, et mitte keegi ei tule hommikul tööle, et kedagi teist kuidagi solvata, panna teda halvasti tundma või teda kuidagi alavääristada. Tegelikult, kui sa oled ikkagi, oleme valinud häid inimesi kokku, et mitte keegi ei ole naturaalselt selline, et ta tahab nagu sulle halba. Eks mis tõttu nagu selline tööalane professionaalne kriitika on minu arust on ainukene muudus, kuidas seda võtta on nagu mingi edasiviiva jõuna. Ja see on nagu, ja minu arust mida rohkem sellest nagu avatult nagu rääkida, siis tegelikult järjest rohkem nagu inimesed sellega nagu kaasa tulevad. Ja see on küll üks asi, mida ma nagu viljan, et minu arust avatus, ausus, otsekoheses, konkreetsus, aga teeme seda nagu sellises nagu viisakas formaadis, ja vormis, ja siis kuidagi see on selline asi, mis mulle väga meeldib, et mulle meeldibki see, et ma ise olen sõnastanud enda jaoks ka selle, et minu arust ei ole olemas probleeme. Iga mingi olukord, mida sa võiksid nimetada probleemiks, on ju tegelikult võimalus nagu uuteks nagu jah, see on nagu koht uuteks võimalusteks, et väljakutseteks, ja sellistest kohtadest ongi ju võimalik ju edasi arendada organisatsiooni ja et kui need ei oleks, kui kõik toimub filigraanselt ja kunagi ühtegi sellist olukorda ei tekiks, siis tekibki, siis ongi justkui kõik valmis, aga see ei ole reaalselt võimalik, et alati on võimalik parendustele. Mulle meenub siit ka üks uuring, kus toodi välja, et just kui me räägime sellest juhtimistasandist, et siis naised on empaatilisemad ja see tegelikult pidi juhtimisprotsessi väga palju just nagu positiivses suunas mõjutama, ehk et see empaatiliselt, mida me suudame kanda, mõjub tegelikult inimeste organisatsioonile hästi. Aga ma küsin kohe siis ka, et kui te räägite, mulle väga meeldis Mari-Liisi mõtte see, et sa oled selline nagu usu nagu julgustaja ja et sa nagu annad inimestele usku, siis ma ütleks selle kohta, et hea juht tegelikult ongi see usu, nagu et sa annad usu, selle julguse ja lubad ka eksida. Et kas pole öeldud, et olge natuke sellised nagu mehelikumad või maskuliinsemad, meil on siin mitmed tsitaadid praegu meediast läbi käinud ka just praegu ja et kas on tulnud sellised kommentaare, et muuda juhtimisstiili või võiks ikkagi nii olla või hoopis teistmoodi? See on nii naljakas küsimus. See on naljakas küsimus. Et ma arvan, et Kadri mõnes mõttes sellele vastas, et see, kuidas organisatsioon on tegelikult juhi nägu ja seda peab kogu aeg nagu kinnistama, et meil on sellised mängureeglid või meie käitume nii, nagu sa ütlesid,
et me ei tule siia selleks, et kellelegi paha tuju teha, et keegi ei tule siia selleks, et need pinged tekivad kuskil nagu lihtsalt mingisugustest asjadest, olukordadest, mida inimesed loevad erinevalt välja, aga et kui pidevalt nagu seda oma mantrat korrata, et hei, et keegi ei taha kellelegi liiga ju teha, et me oleme siin tegelikult ühise eesmärgi nimel, et siis see aitab kinnistada, et ma seda küll ei ole enda puhul kohanud, et keegi tuleks mulle ütlema, et liiga naiselik juhtimisstiil ja ma arvan, et ka ma ei oska öelda, kas on olemas nagu päriselt nagu liiga naiselik või liiga mehelik juhtimisstiil, et ma elu jooksul olen kogenud hästi mitmeid juhte, on olnud väga empaatilisi meesjuhte, on olnud väga käredaid, sugugi mitte empaatilisi naisjuhte, et inimesi on hästi erinevaid igasuguseid ja ongi, et igal juhil on tegelikult oma stiil ja küsimus on see, mida sa tahad tegelikult oma tiimist välja saada. Ja ma arvan, et see nagu juhtimiskultuur Eestis on ka ju alles tegelikult väga lapsekingades, et kui me mõtleme, et nagu see taasiseseisvumist on 30 aastat, sellel hetkel nagu kõik leiutasid uuesti juhtimist alles, et keegi ei tahtnud neid vanu põhimõtteid, kuidas asju tehti. Ja tollel hetkel ei olnud ka võtta kuskilt seda nagu tarka õpikut, võib-olla täna me, kui tahame, me saaks minna õppima mingit juhtimist, aga et siis ma arvan, et ongi, et meil on hästi palju veel nagu selline pikk tee minna mõnes mõttes, et tekiks mingisugune hea juhtimistava või standard, et me ütleme, et sellest alla ei lähe, seda ei tolereerita, selliseid asju me ei tee. Ja teiselt poolt nagu siis ikkagi peaks alles jääma see mitmekesisus, ongi see sama nagu see kirglik juhtimine või see nagu, et mõni on nagu visionär, mõni on rohkem nagu selline nagu etturitega mängija, mõlemad on okeid, sõltub, mis su eesmärk on ja mis see vajadus on. Et minul keegi küll ei ole tulnud ütlema, et seda on hea girl, don't do this. Aga siiski minu käest küsitakse, et kas need lood on päriselt olemas, siis ma ütlen, need lood on päris olemas, elavad päris meie organisatsioonide sees ja mitte üldse kaugele ei pea need otsima minema. Kadri, kas sul on panganduse kuidagi? Pangandus on ka üsna tegelikult meestekeskne maailm. No on, aga vist ma arvan, et Eestis on natukene nagu parem see seis, et Eestis on esiteks ju ikkagi täpselt organisatsioonid on nii noored organisatsioonid, et eks see on rohkem nagu mingi vanamaailma mure, et kus sa vaatadki, et sul pankur on ikkagi selles ülikonnas meeste rahvas, vanus 50+, ja nii on tegelikult, kui sa käid kuskil pangandus mingitel konverentsidel, siis paraku seal ongi väga palju ikkagi veel endiselt seda sellist sükest vanamaailma mustrit, et ma arvan, et Eestis on natuke seis parem ja minul tõepoolest, mul ei ole mitte üheski ettevõttes mitte kunagi pole ma tundnud ennast halvasti sellepärast, et ma olen naine. Mis puudutab kellegi nagu kõrvalt võib-olla mingit tagasiste andmist selles, et kuule ära võib-olla nii tee, vaata, et see mõjub, muidugi on, see on tore ju, kui keegi ütleb sulle, et kuule vaata, võib-olla ise ei pane tähelegi. Et kui keegi tuleb ja ütleb, et kuule vaata, proovi siin, vaata sellises olukorras teha, äkki ei käituda nii, või sea veits toon maha, et need on ju kõik ju head tähelepanekud, kuidas see paremaks, aga need ei ole seotud nagu kuidagi muidu kunagi sellega, et ma olen naine või seda on hea kuulda. Ja võib-olla see ongi see, et ei tohi liiga isiklikult võtta, et need kommentaarid ei ole nagu sinu pihta, vaid ongi selle pihta, kuidas olukordi lahendada. Mõnikord me tõlgendame ka selle kuidagi nagu väga isiklikult. Ja tegelikult ma arvan tõesti, et väga palju on endiselt neid näiteid, kus tõepoolest nagu seesama, et me põgusalt rääkisime ennem, et naistel on võib-olla sükest nagu ebakindlust rohkem. Kui sa oled nagu mingites kohtades ebakindel, siis sa tõlgendadki võib-olla mingid olukordi natukene nagu valesti, mida ei peaks tegelikult nii tegema. Mina olen selles mõttes teflon. Ma tõepoolest nagu, ma ei tea, sõnadega ei saa haiget teha või mingite, võib olla, et ma ei pane neid asju ka nagu tähele lihtsalt, et isegi kui neid on olnud, siis ma nagu, sa ju tead, mis sa oled, sa tead ju, mis sa teed ja sa tead, et sul on enda organisatsioon, kes sind nagu hindab. Ja ma arvan, sellises olukorras sa lihtsalt tegelikult tõepoolest ei märka neid asju, isegi kui neid võib-olla kuskil vahel on. Selle kohta just lugesin ühest raamatus ka, et kui kriitika tuleb, siis see kriitika on tegelikult selle kriitika enda probleem, mitte üldse sinu probleem. Ja ma arvan ka, et kui meie see tassike on kuidagi nagu tühjaks läinud, siis me võtame seda kriitikat tihti väga isiklikult iseenda pihta, nii et jaa. Aga ma teid kuulan, siis mul tegelikult tunne küll, et te olete nagu nii ägedad ja kõik on nagu nii ideaalne ja kui ma oleksin töötaja või tahaks nagu otsida töökohta, siis ma kohe suunduks paremale ja vasakule. Tule! Aga mis te arvate, kuidas see tänane Eesti olukord üldse nagu on, kui me räägime sellest naisjuhist või sellest naisettevõtjast, et mis on see selline nagu tänane arengu aspekt just selles kohas,
et me rääkisime, et arengut on vaja, areng on nagu selles valdkonnas nagu tekkimas ja on tekkinud, aga mis on täna see situatsioon või kuidas me võiksime siia nagu sellist Kadri. Ma selle peale natuke mõtlesin ja tegelikult on ju, ma arvan, neid kohti on hästi palju just seda, et seda kvaliteeti parandada ja oskuseid juurde tuua ja kõike see, et kuidas me teeme, et me oleksime tähelepanelikumad, et inimesed oleksid õnnelikumad. Lõpuks on ju tegelikult lõppeesmärk on see, et rahul ja õnnelikud. Suurepärased organisatsioonid on sellised, kus töötavad õnnelikud inimesed, aga mis ma tahaksin nagu rõhuasetuse võib-olla tuua ja mis on võib-olla väga hea, et Mari-Liis ka siin seltskonnas on, et mulle endale tundub, et mida aeg edasi on jällegi, et mitte ainult naised, vaid ka mehed on see, et Eesti vajab tegelikkuses neid asju, et ütleme, et kui sa ettevõtlusega tegeled, et see nagu see, et mida teha, see on ju tegelikult olemas, enamlikud asjad on olemas, et lõpuks on see, et kuidas sa nagu neid asju teed. Ja mul tundub, et see kuidas ikkagi väga palju ja selgelt vajab niisugust tehnoloogiapõhist lähenemist, andmetega mitte isegi tööd, vaid andmetest arusaamist või andmetest nagu mingisuguse uue väärtuse nagu leidmist. Et ja mul tundub, et need kaks oskust on tegelikult see, mis ma arvan tänapäeva juhtidel, mida võiks arendada, et kindlasti, et aru saada, et mis võimalusi tehnoloogia loob, ja samamoodi andmed tegelikult, et mida meil ju täna on ju, meil on väga-väga palju andmeid, et millest on võimalik nii palju välja lugeda. Et mul tunduvad need sellised nagu aspektid, mis ei pea olema sinu naturaalne oskus, ei pea olema insener, aga seda nagu maailma võiks avastada, et ja see on selline hästi konkreetne tehniline asi. Mulle tundub, millest meil veel on nagu puudu, lihtsalt ongi nende heade näidete toomine, et kes on need naised, kes juba tegutsevad, sest me näeme, et naisi on rohkem, kõrgharitud naisi on rohkem, ometi kui sina ka korraldad konkursi, siis enamus, kes sinna kandideerivad juhi kohale, on ikkagi mehed. Et kuhu need naised kaovad, et võib-olla ühelt poolt ongi see, et nad ei tea täpselt, et mis see nagu juhi positsioon on, mis see naise juhi roll on, et see sama nagu podcasti formaat, ma arvan, on hästi hea, et rääkidagi nendest erinevatest lugudest, et õnneks meil on järjest ju tekkimas neid väga ägedaid ja väga edukaid naisettevõtjaid, juhte ja tegelikult meil on palju toredaid ja kihvte naisjuhte on, aga neist peaks rohkem rääkima. Just naiste ajakirjad võiks rääkida rohkem naisjuhtidest, kui lihtsalt muidugi on tore lauljatest, näitlejatest ja muudest avaliku elu tegelastest rääkida, aga nad rääkida nendest, kes päriselt teevad midagi, loovad midagi, nagu kasvatavad majandust, et ma arvan, et nende lugude esile toomine julgustaks neid, kes täna võib-olla on selles kohas, et ma ei tea, mis ma teen, et kas ma tahaks olla lihtsalt kuskil spetsialist või juht. Ja võib-olla, kui sa mainisid seda nagu tööle kandideerimise aspekti, et kui on üks juhi ametipuht ja siis on naisi vähem kandideerimas, siis ma arvan, et tänane võib-olla see situatsioon on see, kus naisterahvas vaatab, et siia vasta, ei vasta, okei, tegelikult ma ei sobi, ühesõnaga, ta tahab olla sellise viielise tüdrukusündroomiga ja vaatasid umbes 3/4 on okei, aga veerand on mul ju puudu. Sellelikult ma ei saa. Aga ma arvan, et poisid või mehed vaatavad selle, üks on olemas, väga hea. Ja üks on olemas. Hästi ole, et tee kas või pool rehkendust. Ehk et siit tuleb mängu julgus ja usk iseendasse ja iseenda minapilti. No sa ütlesid seal õige nagu väljendi, see hea tüdrukusündroom nii-öelda, et me tahame vastata millelegi ja mul tundub, et nagu paljuski me kasvatamegi neid tütreid, tüdrukuid selliselt, et me neid juba varakult peale, me ei lase neil nii-öelda, mine lihtsalt katseta, mine ole metsik. Tüdrukud ei peaks olema metsikud, on see, mis üldiselt paistab, et minul on 6-aastane poeg ja lastearühmas ma ka ikkagi näen, et nagu tüdrukutelt justkui eeldatakse natuke viisakamat olemist juba. Miks see nii on? Et laseme nendel tüdrukutel olla tegelikult pipid ja siis neist nagu tegelikult kasvavad need liidrid, ka julged liidrid, kes julgevad minna, teha, eksida. Et ma arvan, et me peaks nagu võtmagi selline ühiskondlik kokkulepe selles olema. Sest kõik need mured, millest me täna räägime, palgalõhe või naistevastane vägivald, kõik need asjad või siis majanduslik ebavõrdsus, et see tulebki sellest, et naised, tüdrukud ei ole piisavalt enesekindlad, et nagu olla need, kes nad peaks olema või kes nad suudaksid olla. See tuli väga palju ühelt poolt koolist, lasteaiast, kodus kaasa, nii et see on asi, mida me ühelt poolt saame nagu kindlasti selliste nagu, et ole viisakas nagu tüdruk ja selliste stereotüüpsete mõtetega nagu muuta. Aga mulle väga meeldib ka see mõte, see eeskuju mõte, et ma ise olen tohutult suur eeskujude nagu meetodi usku
ja hiljuti ma just kirjutasin Anne Stiili ühe artikli ka, et kas naine saab olla või kus on nagu Äripäeva toppides on nagu väga palju mehi, aga naisi mitte, eks siis oligi see, et mingi esimene naine vist on mingisugune 63 või 54 või natuke numbritega eksida, aga siiski, et siis on pikk tühja maad, see on jälle järgmine. Et need naised, kes siis tõesti sinna Äripäeva toppidesse või kuhu üldse satuvad, võiks olla sellist julgust näidata, rääkida ja isegi siis, kui sa oled nagu mitukümmend ämbrit kolistanud läbi, siis sealt mina võin öelda, et minu ettevõtluslugu on alganud sellest, et ma nägin mingisugust ägedaid naisi ja mõtlesin, et tegelikult tal ei ole midagi rohkemat kui mul, et ma saan päris hästi hakkama. Ja läbi selle on tegelikult see usk tekkinud, nii et mina ütleks selle kohta, et üks selline põhimõte siit kohe, et kõik, kes te naised olete juhtimas ettevõtteid, meeskondi, organisatsioone, näidake, rääkige, olge eeskujuks, olge autentselt eeskujuks kohe. Nii et jah. Ja mida mina olen palju kuulnud ja mis mulle tundub, et on hästi kena ja ma olen üritanud ise teha, on see, et ole avatud selle, et kui keegi tulebki küsima sult nõu ka, et ka julgustada neid nagu naisi, kes veel ei tea, kust alustada või tüdrukuid, et helista, kirjuta, et küsi, et kuidas või kust alustada, et kes iganes on sinule see inspiratsioon või eeskuju, nagu reach out, et võib kõige halvem, mis võib juhtuda, on see, et ta ei vasta sulle, aga võib-olla vastab ja see loob sulle juba nagu mingi hulga võimalusi. Ja see ei pea ilmtingimata isegi see naine olema, keda lihtsalt, kas samamoodi mees olla. Aga et lihtsalt, et võta see esimene sammi, et nagu räägi, mis sa tahad teha ja küsi, et mis nende nõu on. Täna sotsiaalmeedia pakub nii palju võimalusi kohe inimesele kirjutada, kontakti saada. Varem oli selline sekretär, kes võttis vastu ja suunas sind läbi 10 osakonna ja lõpuks ka tagasi. Aga mulle tuli üks mõte vahepeal ka, et kuidas nagu julgustada, et kui naisterahvas mõtleb, et ma ei tea, et kas see positsioon vastab, mul hakkab neid innukesi sinna tegema. Et siis ma nagu soovitaks niimoodi, et ega tihtipeale ei teagi, kas see juhiamet mulle sobib, aga kui sa vaatad seda kuulutust, siin otsitakse, see on alati ju väga selgelt välja toodud, ju mingi ametikoht, mingi ettevõtte ametikoht. Vaata teise ettevõtte koduleht lahti, vaata, mis nad nagu teevad, et kui sul endal hakkab peas tekkima mingi idee, mingi visioon, lahendus, mingi intuitsioon, on mingi osakonna juhataja või keegi, et kui sa hakkavad peas tekkima sul nagu mõtted, ma teeksin nii, ma teeksin nii, aga siis sa oledki juba ju tegelikult nagu juhi materjal, et kui sa jääd kinni sinna, et ma oskan väga hästi õmmelda, et nii, ma lähen õmblejaks, aga kui sul hakkab nagu peas tekkima ideed, aga siis see on juba see, ja see on palju olulisem tegelikult, et kui sa lõpuks lähed sinna ju vestlusele, siis ju tegelikult ju mida sealt otsitakse, ongi see, et keegi sul vastas sära silmil nagu räägib, mida ta kõike teeks. Et versus see, et ta räägib sellest, et mida ta kõike oskab. Et lõpuks ju tahetakse ju, ja see on võib-olla see äratundmise koht. Ja just see sama, et kui sa nagu mainisid, et sa võrdlesid vaatsid, aga ma ju olen ka päris samamoodi, et miks ma sellega hakkama ei saaks. Et tegelikult nii ongi, et kui sa juba oled täna nagu töötav naisterahvas ja sa näed, et sul asjad sujuvad, edenevad, lahenevad, sul on oled millestki hea, sul on tahet, sa võtad juurde, sa nagu võtad vastutust, et need on kõik need juba head eeldused, mida tegelikult juhi puhul on nagu vaja ja siis on täiesti ükskõik, kas sa nagu oskad seda keelt, kas sul on mingi rahvusvaheline kogemus või mitte, mine müü ennast, räägi sellest nagu, et tõesti, et sul tekib idee, sul tekib mingi lahendus, paku sellele ettevõttele välja seda, et ja minu arust, aga kui seda linti ei hakka kerima, siis ei olegi mõtet minna. Ja see lint ei pruugi hakata kerima mitte seetõttu, et sa võib-olla ei ole juhimater, aga võib-olla see ei ole see ettevõte sobilik näiteks, et seal on nii palju erinevaid tahkusid, et lihtsalt tasub nagu panna oma mõtte tööle ja vaadata, et mis juhtub, mis su enda sees juhtub. Ja mina olen väga seda meelt, et me tihtipeale ikkagi inimestel oleme sellised nagu enesekriitilised, vaata, et see kriitik elab siin minu õla peal ja ka kritiseerib, et sa pole nii hea. Ja võib-olla on see mõte ka, et leida endale keegi, ma ei tea, kas coach või hea mentor, kes tegelikult aitab sul võib-olla nagu su tugevusi peegeldada. Ja sealt tegelikult tekib see, et äkki tõesti võiks nagu kandideerida nii, et leida siit head tuge kindlasti ka, sest et jah. Kuigi mida veel teha? Ma lihtsalt tahtsin selle enesekriitika kohta öelda, et mina arvan, et enesekriitika on tegelikult väga hea asi. Et mina olen ka hästi enesekriitiline, aga mulle tundub see on jälle see, et sa oskad ennast analüüsida, see on ju tegelikult eneseanalüüsi oskus. Et kui sa nagu märkad, et siin võiks olla nii, aga see ei tohi jääda sinna, et sa hakkad ennast lihtsalt kuidagi nüpeldama. Ei tohi olla liiga kriitiline. Just, et aga muidu see on ju väga hea oskus, seda peab ka oskama nagu ära kasutada, et panna nagu enda jaoks paremini tööle. Aga see käsi.
peaaegu tahtsin samasse kohta minna, et ongi, et see enesekriitika tegelikult aitab sul väga selgelt paika panna selle loetelu asjadest, millest sa ise leiad, et sa ei ole veel tugev võib-olla. Aga siis hakka nagu ükshaaval nendega tegelema. Mine siis katseta mingit muud tööd või mingit muud valdkonda, millest sa tunned, et nagu ma tahaks teada, aga ma täna ei tea. Et ole nagu selles osas hästi julge, et mulle tundub, et eks sa liigud selle soovitud ametikoha suunas. Et täna me ei ole enam ammu ju selles maailmas, et inimene peale ülikooli läheb ühele töökohale ja sealt ta siis läheb üks päev pensionile. Nii et me suudame nagu kordades ümber luua oma karjääri, on ju ise välja mõelda uusi töid ja ameteid, et hästi palju neid asju, mida täna me ju teeme, isegi siis, kui ma ei tea, 20 aastat tagasi ma keskkooli lõpetasin, ei eksisteerinudki. Et sa ei oskagi unistada sellisest tööst, mis täna võib eksisteerida. Et ma arvan ka, et mitte kunagi jääda lukku sellesse, ma täna olen selline ja see on see pakett, mis mul on, vaid kogu aeg ehitada seda enda disainida oma elu iseennast nagu natuke siuke bento box, nagu see Jaapani siuksed toidud, et panen siin järjest sinna portfellisse neid erinevaid oskusi juurde ja ühel päeval nagu saangi aru, et ahaa, et nüüd ma saan hoopis nagu midagi täiesti uut teha, mida ma enne ei julgenud vaadatagi, et mis töökuulutusi. Ja mida võib-olla veel on see, et sa ei pea kunagi jääma ootama ka mingit töökuulutust, et tuleks nüüd see LHV ja pakuks selle töö välja. Kirjuta lihtsalt, hei, ma olen selline inimene, ma tahaks sellist asja teha, mu oskused on täna sellised, ma arvan, ma suudaks teile kasu tuua selles kohas. Ja see on see, mida me tegelikult, ma arvan, tööandjana kõige rohkem ootame, et on selline proaktiivne ideedest pakatav inimene, kes ainult tahaks käed külge lüüa. Ja et mida nutikam või mida targem ta sinust on, seda rõõmustavam see on. Et see, ma arvan, on ka võib-olla selline suur nagu muutus, mis on toimunud aja jooksul, et täna enam, ma arvan, et ükski juht ei arva, et tema see ettevõtte kõige targem inimene on. Et Erki Raasuke on hästi toredasti öelda, et juhil on meeskonda rohkem vaja kui meeskonnal juhti. Et tegelikult kui sul on meeskond ikkagi hästi nutikatest inimestest, kes ongi sinust kõige erinevates asjades paremad, et siis te jõuate kõige kaugemale. Aga mõni väljakutsev arengukoht veel, mis täna meie Eesti ettevõtlusjuhtide keskkonnas on? Mina võib-olla ühe tooksin ise kaardidega, tõstele tundub see, et mina ise märkan, et kardetakse võtta vastutust. Ma arvan, et juhtide hulgas seda ikkagi Ei ole tähele. Ei ole, aga see on muidugi, et sa ju ikkagi näed seda, mida sa igapäevaselt näed, kus sa töötad, et oma organisatsioon, see on minu keskkond, et kõik need lood ja et need eksisteerivad, et need on ju kuskil mujal olemas. Et meie maja puhul küll seda tegelikult ei näe. Et see on üks juhi olulisemaid omadusi ju, et ta ikkagi väga selgelt saab aru, et selle rolliga kaasneb vastutus. Et aga ma ei tea, kus see tulnud on, et see võib olla küll mingites kohtades. Mari-Liis, oled sina tähele pannud näiteks, et see... Milles seda näeb, mulle tundub, on see poliitiline kultuur. Et võib-olla ongi, et kuidagi, et tegelikult ega ju ainsad ettevõtted, kus seda võib-olla näeks, ongi börsiettevõtted. Et nendel on justkui ka kohustus seda raporteerida ja näidata, et ega see suurem osa tegutsejaid, väiksed keskmised ettevõtted, et see ei saagi välja paista. Et see saaks välja paista nüüd ainult nende isikulugude kaudu, et kus keegi räägibki nendest asjadest, et ega see muidu ei jõua kuidagi meediapilti. Või ainus viis, kuidas sa kuuled, ongi, et kellegi töökohas midagi toimus. Et ma arvan, et jah, et seda on raske otseselt meediast haarata kinni. Aga võib-olla üleüldist ka ühiskondliku kultuurile annab ikkagi fooni seesama, et kuidas see poliitiline seltskond toimetab, et midagi juhtus, aga las juhtus. Keegi vastutust ei võta. Koerad hauguvad, karavan liigub edasi. Aga võib-olla kui seda vastutuse aspekti natukene laiendada, võib-olla teise külje pealt vaadata, et mis see vastutuse võtmine tähendab, on see, et sa teed tegelikult sa võtad mingi riski, sa teed mingi riskantsem otsused, nii et aga tihtipeale ju tegelikult kasvuks, edasi arendamiseks ja kõigeks ongi vaja teha neid otsuseid. Ja võib-olla kui võtta niipidi, et see otsustusjulgust on vähe, et ma ei sõnastaks seda nii, et inimesed tahavad võtta vastutust, vaid seda otsustusjulgust on vähe. Seal taustal võivad olla üks põhjus see, et ei taha võtta vastutust. Ja seda võib-olla tõesti on tegelikult ettevõtjatel võiks olla rohkem. Et minu arust just see koroonaaeg oli hästi hea aeg, et me panga poole pealt ka ikkagi nägime, et see kõige suurem mure oli see, et mis nüüd saama hakkab, et kas ikkagi ettevõtted tulevad välja, kas inimesed tulevad välja,
väga suur paanika, aga tegelikult mis sealt oligi väga selgelt näha, et tegelikult mille üle mul on just hea meel on see, et väga palju ettevõtjaid just olid väga leidlikud, ettevõtlikud, nad hakkasid kohe uusi asju välja mõtlema, mis tegelikult on alati nagu see ongi riskivõtmise koht ja siis on tegelikult see hulk, kes tegelikult ei julge seda teha, kes istuvad ja ootavad. Et võib-olla nendele sellele poolele seltskonnale küll, et tõepoolest, et see ettevõtja sinna nimesse on ju sisse kirjutatud, et see ettevõtlik inimene, kes nagu mõtleb ja tahab mingisugust lahendusi välja töötada ja midagi paremaks teha, et seda otsustusjulgust ja üleüldse julgust tegelikult ma arvan, et oleks igati rohkem vaja, Aga see on seotud teiselt poolt selle läbikukkumishirmuga või siis selle stigmaga, et keegi siis sinusse halvasti suhtub sellepärast või kritiseerib seda otsust, et ongi seda teflonit mõnes mõttes on rohkem vaja, et sa pead olema meelekindel, et see on see suund, kuhu me lähme ja kuidas me käitume, et viimasest ajast ma just mõtlen, mis mulle on nagu õudselt väga kihvtilt meelde jäänud see paar kuud tagasi, kui see Kaitseväe juhataja Martin Herem ütles, et okei, me peame selle Kaitseväe orkestri nagu ära likvideerima, sest mul on antud kohustus nagu eelarvet kärpida, ja see ei ole populaarne otsus ja isiklikult võib-olla mulle ka hästi meeldib Kaitseväe orkester, aga et tema ikkagi teeb organisatsiooni nimel, organisatsiooni juhina otsuse, et kas me nagu kaitsekulutuste osas, et kas me võtame ühe nagu jalaväebrigaadi või võtame orkestri, et siis loomulikult strateegiliselt ta teeb nagu selle ebapopulaarse otsuse ja ta nagu võtab selle vastutuse. Minu meelest õudselt kihvt oli nagu jälgida lihtsalt seda. Ta mulle üldse nagu juhina meeldib, et see ei ole küll nagu tavapärane erasektori juht, aga see selline hästi nagu mõtte ja meelekindel, selge ütlemise ja hea eeskuju selle koha pealt absoluutselt. Ja. Et neid näiteid lihtsalt ma tahaks rohkem ja samas sa ikkagi näed nende inimeste inimlikku poolt ka, et kui sa loedki, mis ta on mingi muti hävitusmasin või mis ta on välja mõelnud. Täiesti sürr, et kõigil meil on nagu see strateegiline juhi pool, aga et siis on ka selline inimlik nagu pool. Kes meid läbi videopodcasti on praegu vaatamas, siis meie taga on siin 2 ägedat maali ja meie idee on toetada ja tuua esile ägedate naiste tegemisi ja nende 2 ägeda maali autoriks on Anna Kõukna, nii et saate isegi igata ja tema töödega rohkem tutvustada. Tere, mina olen Anna Kõukna. Ma olen vabakutseline kunstnik, ma maalin ja tegelen fotograafiaga. Ma arvan, et ma juba hakkasin lapsest saati aru saama, et see on mul miski, mis nagu sisemiselt soojaks teeb. Aga kui oli lõpuks see koht, et vali endale ülikool, siis sa saad aru, et siin ei ole muud varianti, see on ainus, mis mind tõmbab. Üldiselt mu looming on naisepõhine. Ma käsitlen sellist naise siseilma, hingeelu ilmselt läbi enda. Seda väga palju peegeldatakse, et see olen justkui mina nendel maalidel. Ma seda muidugi teadlikult ja tahtlikult ei tee, aga kukub nii välja ja vahel harva võib-olla satub ka mõni mees, aga mulle tundub, et üldiselt miks ma seda teen või miks see niimoodi sattunud on sellest, et ma oskan rääkida ainult läbi selle, mis ma ise tunnetan, mis ma ise kogen. Võib-olla see, mis mul siin vasakul on, et see oli mulle hästi märgiline maal. See on siiamaani üks mu top 3 enda isiklikke lemmikuid, sest et see taim, mis mööda seda selga seal kasvab, et see on selline kasvu sümbol, ehk siis see areneb kogu aeg koos sinu enda sisemise või hingelise kasvuga koos, ehk siis ta peegeldab just sisemaailma ja samamoodi see võib ka vahest, ma ei tea, õied ära ajada või veidi taanduda ja jällegi teises eluperioodis, kus midagi on läbi tehtud või siis ta jällegi hakkab õitseleja, et mulle see sümbol enda puhul hästi tugev ja tähtis. See konkreetne ja see ei ole üldse, see ei kirjelda seda, kuidas see tavaliselt sünnib, aga sellega ma tõesti mäletan, et oligi nii, et ma varahommikune faas, kus ma hakkan unest teadvuse seisundisse tulema ja äkki märkan, et tulebki mingi selline nagu pilt ja ma jooksin täiesti unisena oma stuudiotuppa ja skitseerisin või visandasin selle endale paberile, et ma ei tea, see lihtsalt ise nagu lõi
lõi mulle pähe, et see mul isegi alles ja siis need faasid, järgmine visand ja siis sellest juba lõuendile, et see niimoodi kasvab lõpp-protsessina, et esimesena peab turgatama see idee. Vähemalt minul kunstikülastajana on see, ükskõik siis olgu muusikafilm, maaliteos, et see võime tunda ära ennast milleski, ennast paigutada ja see on, ma arvan, et inimesena, inimlikult see on oluline, et see on üks kultuuri minu arust üks suurimaid väärtusi. Sellest arenguperspektiivi kohast ja sellest nagu sellistest väljakutsetest jõuaks nüüd selle juurde, et kui nüüd mõelda nagu tuleviku peale, siin mingid tagasi räägite väga palju tulevikuoskusest, siis minu mõttes on täna see, et ikkagi tulevik on juba käes, kõik on juba nagu nii paindlik ja väga virtuaalne ja tulevikuoskused on rakendamisel. Aga kui mõelda nüüd selle nagu naisjuhi või naisettevõtja peale, et milline see siis võiks olla näiteks 5-10 aasta pärast, et mis on need detailid, mille arendamine annaks naistele kohe kindlasti sellist nagu maailma muutmiseks nagu materjali kaasa, et mis on see, et ma praegu esimese mõttena kohe visaks välja selle julguse. Tundub teile nagu mõistlik. Aga see julgus, minu üks väärtusest on ka julgus, aga mõtlengi, et kuidas saaks üks naisterahvas seda julgust siis tõesti arendada või mis on need aspektid, millega, on teil mõni hea soovitus näiteks anda selle julguse koha pealt, et? Vaata, ega seda ju asjata ju öelda, et juhiks nagu nii-öelda kasvatakse, arenetakse ja sul on vaja mingit kogemuste pagasit, et kõiki neid ebakindlust vähendab kogemus, ehk siis kui sa nagu järjest rohkem nagu veendud, sul tekivad mingisugused positiivsed ega negatiivsed tegelikult kogemused, kus sa õpid midagi, saad aru, et mul see tuli hästi välja, ma on selles hea, ebakindlus kohe on väiksem. Ja see julgusega on ju samamoodi, et mida rohkem sa proovid ja sa õnnestud, siis seda rohkem see julgus ju kasvab, et mina ütlekski, et tehke midagi, et lihtsalt tegutsege. Katsetage, proovige erinevaid asju, et mul tundub, et see annab ja sulle alati sükest enesekindlust, julgust juurde, kui sa näed, et sul on mingi eduelamus. Ja seal võib vabalt olla see, et sul on üks eduelamus, siis on 3 asja läheb nässu, aga siis tuleb jälle, et kogu aeg proovida, jälle midagi uut, kui tööta, jälle midagi uut. Et lihtsalt katsetada, et mina hästi usun sellest, et see proovida, lihtsalt testida erinevaid nagu võimalusi, lahendusi. Ja kui sa saad kätte selle, sa tunned ära ju, see on ju nii hea tunne. Vaat tuli hästi välja. Aga miks sa siis ei peaks olema tegelikult enesekindel ja miks see julgus tekibki sellega, et sul tekib see mingi pagas ja mis on, ongi see kogemus või siis see aga selleks, et seda kogemust saavutada, sa pead reaalselt tegema midagi, et see ei tule iseenesest. Ma tooks sellise hästi lihtsa paralleeli siin, et kui sa ütledki, et katseta, kuni tuleb välja, et kui me mõtleme nagu väikelaste peale, kes õpivad kõndima või midagi tegema, et seal on ka see, et algul nagu pidevalt kukuvad pikali, aga nad teevad edasi. Ja mis neid õudselt palju aitab, ma arvan, on see, et seal on see entusiastik lapsevanem, kes elab kaasa, julgustab, tunnustab. Et võib-olla üks asi, mida me saame kaasa aidata, kui sa küsid, et kõik see oleks nagu 5 ja 10 aasta pärast parem, ongi see, et need, kes juba tegutsevad, et nemad aitaksid siis märgata, toetada, kasvatada neid tulevikujuhte ka. Et igas organisatsioonis me ju näeme oma nagu meeskonna töötajate potentsiaali, et aidata neil liikuda rohkem liidripositsioonidesse, ka mitte ainult enda organisatsiooni sees, vaid julgustadagi ja omada sellist nagu julgustavat suhtumist ka nende suhtes, nagu, kes vahel võib-olla ongi mingi läbikukkumise või ebaõnnestumise läbi teinud, et mitte alati nagu otsida sealt seda, et nii ju pidigi minema, mis ta siis arvas, vaid et okei, see ei tulnud välja, aga siit, mida me õppisime ja mida ta saab edasi teha. Et mõtlen, et minu meelest ongi neid ebaõnnestumiste lugusid, neid peab hakkama nagu rohkem välja tooma. Ja nendest rääkima ja mitte nagu tundma nende pärast ebamugavust, mitte tundma seda, et see nüüd on maailma lõpp. Ja teiselt poolt, millele tuleb alati minust näpuga näidata, on see, kui meedia võtab selle suhtumise. Siit ei olnudki midagi loota, sest meedia hästi palju loob seda kuvandit ju ka, ja kust inimesed saavad selle, et ongi, et nad nagu loevad kuskilt või kuulevad telekast, näevad midagi, et tal läks nii ja siis
kõik naersid selle üle. No seeritakse naised ise ka, eks ole. Ja klassikaline siin on nagu lapsepõlve häbitunned peal. Ja vahel on nii kurb vaadata kedagi, kellega nii tehakse ja mõtledki, et ise ka tunned nagu empatiseerid kaasa, et kuidas nüüd jälle nii läks. Aga selle empaatia kõrval siis tulekski ilmselt püstõusta ja öelda, et me ei käitu nii, me ei tolereeri sellist käitumist, et me ei pea nagu kellelegi sõrmega näitama, kui tal läheb halvasti, me peame pigem nagu julgustama see. Aga siit tuli väga hea mõte, et kui iga nagu juht või kes on niisugune nagu liidripositsiooniga, võtaks endale ühe sellise noore julgustava sellise nagu naise siis, kellele anda sellist julgust ja tuge, et miks mitte, et ma arvan, et see kopeerumine ja mõju on üsna kiirelt nagu tekkima. Aga ma arvan, et ega enda organisatsiooni sees tegelikult peaksime seda tegema iga päev. Et tegelikult meil on ju... See peaks olema nagu juhtimiskultuuri üks väga selge osa. LHV-s on üle 60% naisi, nemad võiksid tunda seda sama julgustamist igalt poolt, et see ei pea olema nagu minu näol, vaid ükskõik millise nagu naisjuhi näol. Ja ma arvan, et seda tegelikult tehakse päris palju. Et niimoodi sa kasvatadki ju tegelikult seda, et sa saad aru, et vaata see on tegelikult kõik normaalne. Juhid ei ole ju ideaalinimesed, nad ei ole ju ideaalsed, et aga lihtsalt see ongi võib-olla tõesti ajaloolist, kiputakse neid nagu presenteerima kui ideaalseid inimesi, kes ei tee vigu ja teevad alati nagu õigeid otsuseid. Teavad, mis on õige. Teavad, mis on õige, kunagi ei eksi, alati on viisakad, alati näevad nagu perfektsed välja, et tegelikult ei ole nii. See on natuke meedia roll ka kindlasti, kas ideaalsed kuvandid luuakse nii, et jaa. Aga mis veel? Kui nüüd julgus, mina ütleks, et see julgus on tõesti see nagu ühelt poolt muskel, mida me nagu hakkame nagu treenima step by step ja tuleb sealt kohe mängu. Mina arvan, et üks nagu hea oskus juhtide puhul, et see ei ole nüüd nagu mingi isikomadus või mingi selline väärtus, vaid mulle endale tohutult meeldib alati kuulata juhte. See pole jällegi vahet, mis sugu on, aga ma arvan, mida saab väga hästi arendada, on selline hea rääkimisoskus, lihtne sõnumite edastamine, et mis ma arvan täpselt, et me igapäevaselt näemegi taas poliitika pealt seda kõige rohkem neid näiteid, et kus on nagu nii halbu näiteid, et lihtsalt ollagi täpselt see nagu meeldiv, lihtsas keeles kommunikeerija, konkreetne, empaatiline, selge, ilus eesti keel, et see on asi, mida tegelikult saab igaüks arendada ise, ja see on minu arust nagu väga, teinekord on mõni inimene räägib nagu nii ilust, et sa lihtsalt jääd kuulama, sul on ükskõik, mida ta räägib, aga sulle lihtsalt nii meeldiv ja hea ja vaata, kui selline oskus on juhil olemas, siis tal on ikkagi nii palju lihtsam, sest tegelikult enamikud organisatsioonisisesed probleemid saavad algus sellest, et on mingi kehv kommunikatsioon. Et see on küll asi, mida tegelikult saab arendada, ma arvan, väga edukalt. Võib-olla on see ka üldse tegelikult väljakutse, kui ma mõtlen praegu nüüd selle COVID-i raames, kus kõik on kolinud Zoomidesse ja Teamsidesse, et äkki see on ka üks väljakutse koht kindlasti, et selgelt empaatiliselt rääkida, väga hea mõte. Mari-Liis, mis mõte sul tekkis veel juurde? No seda ju tegelikult täna ka hästi palju juba tehakse, on need juhtiv evangelistid ettevõttes, kes räägivad, kordavad üle ettevõtte missiooni, nagu räägivad inimestega. Mis ma arvan, mis saab järjest olulisemaks, on kogu see selline vastutustundlikkuse pool, et see ettevõtte juhtimine, juhiks olemine, see ei piirdu ainult selle sinu tiimiga, kellega sa töötad või sinu tootega, mille kallal sa töötad, vaid et mis on selle organisatsiooni nagu suurem roll ühiskonnas, et millega sa tegeled riigis, kuidas sa oma nagu kaaskodanikesse nagu suhtud, kuidas sa keskkonda suhtud, et kõik see, ma arvan, on nagu selline tugevus, nagu, mida me saame kasvatada ka endas, mida täna juba, selle algeid on olemas, aga ta ei ole nagu üldlevinud, aga et see on nagu hästi suur osa, ma arvan, mis on selline, mis peaks olema osa juhtimiskultuuris 10 aasta pärast, et see on üks nagu lähtekoht, et me ei räägi ainult sellest osaniku kasust, mida ta saab, shareholder values, vaid et seal ümber on ikkagi hulk muid indikaatoreid, mõju, mis nagu selle ettevõtte mõjusust nagu ma arvan, et see ettevõte, kes sellele kindlasti nagu mõtleb sellele vastutustundlikkusele, siis ta suudab neid noori talente enda meeskonda kohe kindlasti värvata. Ja noorte hulgas on see väga oluline. Ei, see on väga selge, et see on kuskilt paisu tagant nüüd tegelikult plahvatuslikult ju lahti pääsenud, et räägitakse rohkem rohepöördest, aga see taustal ikkagi kogu see ESG jätkusuutlik ja vastutustundlik nagu tegelikult ettevõtte siis juhtimine, et see on nii kompleksne, nii suur teema, et aga see läheb, ma olen enam kui veendunud, et tegelikkuses kõik
endast lugupidavad ettevõtted tegelikkuses vaatavad sinna sisse ja muidu hakkavad tegelema sellega. Sind ei ole olemas muidu. Nagu nii on tööjõupõud, et see tööjõud valib ikkagi selle koha, kus see ei ole ainult nagu töökoht, kuhu minna, vaid et seal ongi mingid väärtused ümber. Kas tuleb midagi veel, mida me sellel tulevikujuhilt, tuleviku naisettevõtjalt või üldse? Selle me enne mainisin, mis on see tehniline oskus, et see tehnoloogia ja andmete nagu selle maailmaga tutvumine või et seda ei tohi kindlasti jätta tähelepanuta. Et ma arvan, vahet ei ole, mis ettevõttega tegemist on, et see muutub järjest olulisemaks. Absoluutselt. Ma arvan, et selline üldine, see on tegelikult mingi siin vana talupoja tarkus, aga sinne talgu vaim, vaata, et sa suudad panna nagu inimesed koos tegutsema millegi nimel. Sest kuidagi üldine selline ühiskondlik liikumine on ikkagi rohkem selline individualistliku lähenemise suunas, aga see, et kuidas siis päriselt neid inimesi koos hoida, et mõnes mõttes ta seondub selle sama lugude jutustamisega, mõnes mõttes ta seondub selle nagu vastutustundlikkusega, aga et mis on see, mis paneb inimesed sinu ümber koos midagi tegema ja kuidas panna need inimesed koos tegutsema, et võib-olla see on ka midagi. See ongi see sama näide, et kuidas minna sellest, võtame nüüd selle sama panga näite hea võtta, on ju väga nagu pika ajalooga korporatiivne maja, kus on tohutu hierarhia ja kõik on hästi tõsised ja kindlasti vanad meesterahvad ja kannavad neid pruune nagu kostüüme või neid ülikooliseid. Ja nüüd see teine, et see on ju paratamatu, et see, ma arvan, et sinna, kindlasti nad eksisteerivad sellisel kujul veel pikalt, aga ma ütlen, et tõesti tänapäeva noor ei taha minna sinna tööle. Aga ta tahab tulla LHV-sse tööle, kus on vastupidine hästi madal hierarhia ja ma arvan, et see ongi, et kuidas need ettevõtted muutuvad sellest vanast sellisest suurest monstrumist hipiks, cooliks, ägedaks asjaks, kus sa teed ühise, sul on nagu üks ühine eesmärk ja tegelikult käid ja naudid igapäevaselt, teed kirega tööd ja oled õnnelik, et see ongi see sama asi, et kuidas nagu selleks nagu muutuda, et tuleviku ettevõtted on seda nägu. Ja ma ütleks selle kohta, et tuleviku avaliku sektori organisatsioon on ka seda nägu. See ei tähenda, et see peab olema pingsilaud ja ma ei tea, õlled külmkapis, aga siiski, eks ole, et see selline nagu... See on see viis, kuidas sa teed asju. Just. Ja sinna on kindlasti pikk tee minna, aga ma arvan, neid näiteid juba tegelikult täna leiab, et ja mulle tundub, et ka need ettevõtted on nii palju edukamad, et nii palju kiiremini jõutakse nagu erinevate lahenduste eduni, kasvuni. See on häid talente lihtsalt ja sellest kõigest algab asi. Mida ma võib-olla nagu ise tooks ja võib-olla nagu naisjuhid võib-olla kindlasti mitte, võib-olla ütleme nagu naistesse üldse, et mina tahaks selle nagu mõelda, et selles tuleviku naises on rohkem sellist nagu ettevõtlikku meil, sa ei pea olema ettevõtja. Aga see, et sa tegutsed, toimetad, katsetad, proovid, täpselt mis natuke ka rääkisime, see ettevõtlik mõtteviis, mida ettevõtjal nagu on, kui sa ettevõtja oled, siis sa ei saa istuda ja oodata, et sulle langavad ports mingisugust raha sülle, vaid sa oled selline nagu ise julged nagu eludisainija. Kindlasti, ja mulle tundub, et seda ju aina rohkem tegelikult näeb. Et see on trend natuke kuidagi moodi. See on trend juba, jaa. Aga see pole kõikide inimeste nagu mõttemaailmas. Ta ei pea ilmtingimata olema, et sa teed suure tehnoloogia ettevõtte, et seal on nagu ongi need kodused emad, kes on hakanud oma mingit väikest disainipoodi või lasteriietepoodi, kohvikut, mingisugused maheküpsetisi tegema, et isegi see kõik on ju nagu osa sellest, et sa üritad leida endale täiendavat väljundit selleks perioodis, kui sa võib-olla väikeste lastega kodus, et mulle tundub küll, et kogu see ühiskond liigub rohkem sellise ka nagu projektipõhise sellise mõnes mõttes projektipõhisuse suunas, et sa katsetadki erinevaid asju, sa proovid ise teha, et see, ja sa ei defineeri võib-olla ennast selle ühe ettevõtte või ühe tööandja kaudu, vaid sina ise oled nagu palju laiem enda jaoks, et see on nagu mulle tundub järjest enam normiks minemas, et ma usun, et sul on sellest mõttes õigus. Jaa, absoluutselt. Ja ma ka hästi noogutan kaasa, ma arvan ka, et see on ikkagi trend ja noorte hulgas ka veel eriti, et ega see on sama asi, et hea lihtne on ju kritiseerida, eks ju. Hea lihtne kritiseerida ja see on ju tegelikult meie nagu ajalugu. Et küll oli see kehvasti, küll on ilm halb, siis on seal, siis naabrimees on jobu ja siis on veel 10 häda, kõik on nagu halvasti. Aga seda, et umbes, et kui see asi on halvasti, aga mis sa saad ise ära teha, et mine laheta ära see sest.
me lahenda ära, et noh, ja mul tundub, et me liigume järjest selles suunas, et seda tuleb päris palju peale, et ma arvan, et seda vana mõtteviisi kindlasti veel on ka hästi ka pikalt, et ega neid asju nagu nii kergelt nagu välja ei juuri, aga ma arvan, et seda uust värsket teeme ära nagu sükest nagu mindset'i või mõtteviisi on hästi palju. Tegelikult päris palju, et mitte, et ma olen üks väike siuke mutter kuskil, vaid et kui mina teen, võtan selle mõtteviisi, sina võtad, siis see üldine number nagu tulemusena on palju parem. Ja üldse, kui palju on tegelikult igasugust kodanikualgatusi, et see on nagu selline ikkagi, see on nagu populaarne, see on nagu veidi selline... Läbi nende kodanikualgatuste on väga hea võimalus ühelt poolt saada uusi kogemusi, saada julgust juurde, saada uusi inimesi nagu tuttavaks, et selles mõttes see mõte, kuidas seda võrgustikku ja koostööd luua endale, mille najal siis teha enda elust äge elu. Aga nüüd väga häid mõtteid tuli, et aga kuidas me siis ühelt poolt saaks, kui me rääksime sellist stereotüüpsetest ja ikkagi sellest, et noortes on vähe natuke julgust, et kuidas me saaksime siis, me oleme siin kõik 3 ema nii-öelda, et kuidas me saaksime siis nendesse noortesse seda sellist tegutsemisjulgust süstida, et nad oleksid teistsugused, mida me peaksime tegema? Et kes on täna meid kuulamas, vaatamas, et mis on need põhimõtted, mida siis ühed noored emad võiks oma pisikestele kodus hakata niimoodi õpetama või? No mina arvan, et kindlasti saab iga päev teha erinevaid asju, aga ma arvan, et meie lapsed ju näevad meid. Nad teavad ju, kuidas me igapäevaselt toimetame, mis kell me tõuseme, kuidas meil see elu on planeeritud, milline süsteem on loodud selleks, et töötab, nemad näevad seda iga päev. Ma arvan, meie lastega on tegelikult kõik hästi. Aga see ongi see tegutsemis nagu viis ja see tegutsemistahe ja see tegutsemisjulgus, ehk siis sa kogu aeg tegelikult teed ja toimetad, et muidugi rääkimata siis nendest erinevatest siis mingitest soorollidest, et mis on ka ju tänapäeval ikkagi ju muutumas nii palju, et mis ei tähenda jällegi seda, et ma ütlen teistpidi, seal võib tekkida nagu teistpidine efekt, et kui me kogu aeg püüame nagu vältida seda, et meie tütred ei oleks nagu ebakindlad ja nad oleks alla surutud, et see on ka teine äärmus, on see ju tegelikult, et naistel see empaatia, need mingid head omadused, mida meestel tegelikult ei ole, peaksid säilima, et seal on juba ka see selline balansseerimise koht, et lõpuks on ju hea, et on nagu pehme, et see ei ole ju halb asi, et see ei pea tingimata olema nagu siis see täpselt selline nagu see poisslaps seal kõrval on, et ma arvan lihtsalt, et tuleb ja mina hästi olen seda meelt, et ikkagi tugevusi arendada, et see ongi ju vanemate oskus ju panna lapsed erinevatesse olukordadesse, et avastada neid tugevusi ja lõpuks panna need tugevused tööle ja võib-olla kui sa keskendud nendele tugevustele, mitte niivõrd sellele, mis soost ta on või kuidas ta peaks käituma, aga siis võib-olla ongi juba kõik õigesti. Et tegelikult ei tea, et lõpuks mis välja kukub, aga see tundub ju nii loomulik, et... Ja teine pool, mida ma arvan, et millele tuleb teadlikult tähelepanu pöörata, on ikkagi lasta lastel asju ise teha. Mitte teha asju nende eest ära, sest tihti tundub, et ma jõuan kiiremini, seal lihtsamini, sealt ei tule mingit tohutut mäsu, aga et lasta teha, lasta katsetada, proovida, kuni hakkab hästi välja tulema. Et see on mida, mis mulle tundub, et tihti nagu selline tekib siuke vatiühiskond, et me tahame hoida lapsi kõigi ebaõnnestumiste eest ja siis me nagu loome neile keskkonna, kus nad ei saagi seda ebaõnnestumise kogemust või seda õppimise kogemust, aga et me peaks pigem just laskma neile võimalikult palju katsetada ja siis julgustama neid, et kui läheb nihu, proovi uuesti, tee uuesti. Ehk et selle õpitud abituse kuidagi vältimine juba varases eas, et läheb valepidi müssiga poodi, mis siis ikka midagi ei juhtu. Just, või kui kingad on valepidi, mis sellest siis on 1-2-aastase lapse puhul, nagu vähemalt ta sai ise need jalg. Et natuke neid asju, et mul on tunne, et on hästi, me tahame tohutult kureerida oma laste elu, aga võib-olla ei peaks seda nii palju tegema. Sündroom tuleb ikkagi välja, et kõik peab olema nagu väga vikse viisakas. Mul on täiskasvanud tütred ja kui me nüüd nendega ühel suveõhtul maha istusime, jõime teed, siis ma küsin, et mis sa arvate nagu teie, et mis ma olen iseenda jaoks nagu hästi või nagu teie mõistes hästi teinud emana, siis nende mõlema vastus oli see, et sa oled andnud meile väga palju võimalusi ise otsustada. Ja kui ma olen vahel tundnud, et see otsus pole väga hea,
siis ütlesid, et ma olen öelnud, et noh, eks sa ise tead. et natukene mul nagu märku, et ma ei ole kunagi maha tõmmanud, et selline nagu tähelepanek lihtsalt värskelt kohe mul emotsioonile täpselt seesama. Et vahel ebaõnnestuda, vahel ise katsetada ja aru saada ise, et see oli minu enda otsus. Et sa ei oota, et keegi teine su eest ära otsustaks ja ütleks, kuidas asjad on, vaid sa võtadki, noh, oled see nii-öelda ise oma elu juht või oma otsuste juht ja tegevuste juht. Et aga kes on teile endale eeskujuks? Eestist, välismaalt, ma ei tea, filmist, muusikast? Minul ei ole, kui ma päris ausalt ütlen, minul ei ole selliseid ühes isikus eeskujusid, et pole kunagi olnud ka nooruspõlves, et ma ei fänna, mul ei olnud ühtegi postrit seina peal, et ühestki bändist ega kuulsusest, et kuidagi mul ei teki selliseid kiindumusobjekte, aga mulle tõepoolest, et ma naudin neid häid asju, mida ma nagu kuskil näen, et erinevate juhtide puhul ka, et mõni oskab ju väga hästi tõesti rääkida, mõnel tuleb suurepäraselt välja mingi koht, kuidas ta kureerib, võib-olla mingid, ma ei tea, koosolekuid peab, et neid asju ma küll nagu märkan ja jälgin ja tõesti nii hea on näha, kui mingi asi hakkab silma, mis on tõepoolest nagu tugevuseks arendatud. Saadki aru, et see on, võt oleks ka selline. Väga nõus sinuga, et ongi, vaata hästi raske on ka öelda, et milline juht on minu eeskuju, sest tegelikult mis me väljastpoolt näeme, on ainult mingisugune osa, et sa peaksid olema seal organisatsiooni sees ja kogema, et teada, et kas ta on või mitte, et nägema seda köögi poolt, aga jah, seesama, mis sa ütled, et kui sa vahel loed kellegagi intervjuud või kuuled rääkima, siis mõtled, ongi, et seal on see meelekindlus, et miski, mis kõnetab sind ja võtad sealt neid erinevaid komponente, detaile, mis sinuga nagu resoneeruvad. Aga tuleb kuskilt raamatust või ajakirjas mõni mõte, mis nagu kuidagi nagu hästi kuidagi kõnetanud või? Ei, niimoodi on nagu tohutu raske hakata. Mina lihtsalt võin ise nagu tuua, et kui ma tegin Marina Kaljuranna koos tegime seda presidendi kampaaniat ja ma olin seal aitanud sotsiaalmeedia poolt hoida, siis mina ise olen selline natuke otsekohene, natuke liiasta, siis mulle Marina hästi kuidagi mõjus otsekoheselt, aga diplomaatiliselt. Ehk see oli see asi, mida ma kohe olen nagu üle kandnud oma tegemistesse põhimõttesse, et kas sa oled lihtsalt nagu arrogantne ja üleolev ja otsekohene või sa oled inimest toetav, tema arengut toetav, aga siiski otsekoheselt nagu põhimõttega, et see mind hästi nagu kuidagi on. Ja muidugi Marina puhul ka see tema julgus erinevate asjadega puhul oma kogemust veel tihtipeale omavat, et selles mõttes mulle on väga palju eeskujuks olnud. Lihtsalt mul tuli praegu kohe niimoodi meelde. Minule meeldivad hästi sellised inimesed ongi, et kes teevad oma asja, aga mitte ainult oma asja, kes on ka nagu ühiskondlikult aktiivsed. Et sa näed, et nad nagu valutavad laiemalt südant sellepärast, et elu oleks hea üldiselt, et mitte ainult nagu see enda seljatagune oleks kaetud, vaid et ongi, et mingid laiemate probleemide lahendajad, kui mõtleme, ma ei tea, Kristi Liiva, eks ole, et ta juhib oma kommunikatsiooniagentuuri, siis tegeleb kiusamisvaba kooliga, siis on käivitanud kogu selle arvamusfestivali või ma ei tea, Martin Villiga on ju Bolti juht, samas on nagu nii paljudes algatustes nagu kaasas selleks, et elu, hariduskvaliteet nagu kogu nagu meie kodanikuühiskond läheks paremaks, Rasmus Rask samamoodi, pangandusest jäätisemeistriks, aga samas kõrval nagu nii palju neid nagu erinevaid algatusi, et tegelikult, et see, mis sa enne ka ütlesid, et see kodanikualgatustes osalemine, et mulle tundub, et see on üks üldine Eesti tugevus, et meil väga suurel osal ühiskonnast on see selline sotsiaalne närv, et me tahame kuskil kaasa lüüa, kampa lüüa, et see mingi teeme ära kampaania, mis nüüd on ülemaailmseks selliseks koristame maailma puhtaks, maailma koristuspäevaks kasvanud, et hästi-hästi kiftid on kõik need seda tüüpi asjad, et kui inimesed leiavad see, et lisaks oma tööle nad tegelikult tahavad panustada laiemalt tegemistesse, tahavad ma arvan, et see on ka üks märksõna, mida võib panna sinna sellesse nagu tuleviku arenguperspektiivi nagu naisjuht, et sa ei tee ainult oma asja, vaid sa tegelikult suudad nagu reaalselt anda mingisugust panust organisatsiooni, vabatahtlikku tegevusse, et jah. Ja kuidagi üldse viimasel ajal, ma arvan, et võib-olla see viimane 1,5 aastat on ka selline, et näed ju nii teises valguses, mulle tundub, et Eestil on nii tohutu potentsiaal olla mingi maailmakaardil mitmes asjas suurepärane ja väga hea nagu näide. See väiksus ühelt poolt ja tõepoolest, kui sa vaatad, et kui kiiresti tegelikkuses nagu, et just, kus see ühtehoid
mis tunne, et mis vahel nagu mõtled, tundub küll, et ikkagi et eestlased tahavad üksteist ära süüa, aga tegelikkuses, kui on olukord, siis nad tulevad ikkagi kokku, on ju. See on see talguvaim, millest ma talguvaim, on ju. Ja siis sa vaatadki tegelikult, kui palju on edukaid ettevõtteid siit ikkagi alguse saanud ja värske see Wise'i börsile minek nagu neid näide, see on nii kihvt, et see ei ole see, et sul riigil ei ole, meil ei ole ajalugu, meil ei ole seda, et meil on siin mingid jõukad perekonnad ja sul on juba nagu sünnist saati on sul nagu su tulevik on nagu põhimõtteliselt nagu ära otsustatud. Siin on tegijad, et siin on nagu tegijad inimesed, kes tegelikkuses on väga leidlikid ja väga ettevõtlikid. Ja sul on võimalus ka olla. Juba nagu naturaalselt, et ma arvan, siin on nii palju nagu tegelikult juba selliseid eeliseid, et rääkimata sellest, et Tallinn, miks ta peaks olema kuidagimoodi nagu kehvem kui mingi teine suur linn, et oma asukoha, oma nagu kõige poolest. Elukvaliteedi poolest tegelikult isegi oluliselt parem. Et mul tundub et siin on, et tegelikult on nii palju nagu võimalusi nagu just selle kogukondliku algatuse ja selle teeme ära põhimõtte järgimisega, et tegelikult mis eestlane oma olemuselt on, et pluss see, et ta on ka tegelikult veidi teflon, on ju, ta on sitke, peab vastu, väga palju nagu tegelikult ei virise ka, et me oleme hästi karastunud mõnes mõttes raskustes, et praegu ma arvan ongi selles mõttes selline kuldaeg või siuke kiirendus, et raskustest me oleme välja tulnud ja nüüd on nagu kasutada kõiki neid tugevusi, et ma arvan, et see on väga mõnus. Aga me oleme oma videopodcasti nüüd kohe lõpetamas, teemasid on väga palju põnevaid, mis võiks vabalt rääkida. Aga minu viimane küsimus teile on see, et missuguse märksõna või alamteema või mis te kaasa täna võtate sellest meiest üle tunniaegsest vestlusest, et märksõnasid käis väga palju põnevaid läbi ja ma ütleks selle kohta, et see tuleviku juht, naine nendele teemadele mõtleb, siis kindlasti saame sellist nagu ägedat Eesti maailmakaardil kohe tugevdada ja palju rohkem nähtavamaks teha. Mul tundub et nende erinevate teemade tegelikult ühisnimeta on võib-olla sellised muutustega elamine, muutustest võimalust otsimine, et räägime ju sellest, et millised omadusi naised peaksid arendama, ehk siis nad justkui peaksid ennast muutma või leidma mingisuguseid võimalusi, et millised ettevõtted peaksid olema, ehk siis, et mulle endale väga meeldib see selline nagu siuke, et muutused on nii head asjad, et muutusid ei tohiks karta, et see, et sa nagu tahaksid jõuda kuhugile hea, stabiilse rutiinini, et rutiin on ka vajalik, aga rutiin ei pea tähendama seda, et see on kogu aeg ühte samamoodi, et see on ju mingi printsiip ja mingi põhimõte või kuidas midagi teha. Ehk siis ma julgustaks küll seda, et õppige armastama nagu muutuseid, et muutused viivad edasi, muutustest tulevad uued kasvuvõimalused, ja ütleme, et tänased probleemid ei ole homsed probleemid, homsed me võib-olla ei teagi täna, mida meil 5 aasta pärast vaja on, aga kui me suudame märgata ja me muutuseid ei karda, siis me suudame kogu aeg paindlikult selle nagu eluga nagu lihtsalt kenasti kaasa sõita ja maksimumisid välja võtta. See on väga hea mõte, et see muutus loob tegelikult palju rohkem võimalusi, kui me arvata oskame, aga me peame selle nagu positiivseks mõtlema eelkõige, eks ole, mitte et see oleks kuidagi negatiivse fooniga. Ja, Mari-Liis. See on hästi, ma siit võib-olla võtakski lihtsalt selle üle, et see muutus ja see kohanemisvõime nende muutustega, et see, ma arvan, annab täpselt sellega kaasa, et kui sa ei pelga seda muutust, siis sa oled ka julgem oma asjades, et see säilenõtkus on see, mida on vaja, resilience inglise keeles, eestikeelne säilenõtkus on just nii ilus sõna, vähe kasutatud, aga see on see, mida nagu me peame endast pidevalt meelde tuletama, et need olukorrad ei püsi samad ja et mitte heituda sellest, vaid tõesti, et alati leida see uus lähenemine, kohaneda uue olukorraga, innoveerida sellest, et see ongi kõigi ju nende tänaste ükssarvikute võlukaald, et nad on leidnud probleemi nagu kitsaskoha ja proovinud seda lahendada ja julgenud lahendada olukordades, kus keegi ütleb, et selline asi ei toimiks mitte kuskil, mitte kunagi, et miks te lähete lõhkuma süsteemi, mis toimib. See sama Wise'i näide on üli hea. Meil on ju hea rutiin siin. Just, et taksod on olemas, pangas on valuutavahetus olemas, mis te teete? Et tegelikult need ongi, et leia sellest keerulisest olukorrast see võimalus nagu
innoveerida, on ju. Võib-olla see mõte ka, et olgu see muutus siis seotud nagu kas siis organisatsiooni juhtimisega, inimeste juhtimisega, isikliku arenguga või mingite muude suhetega, et see peaks olema nagu sinu väga hea sõber põhimõtteliselt. Ja no see viimased 1,5 aastat, ma arvan, on kõigil seda nagu hoidnud nagu hästi teravalt laual, et väga paljud on kuidagi heitunud sellest, et mis nüüd saab, aga sa ei saa heituda, et see iga päev ongi muutuste keeris. Ja vaata, kui hästi tegelikult Eesti on, ikkagi ütleme, et on, mis on, et võib-olla poliitikud tegid ühte asja valesti, teist asja valesti, siis kolmandat, aga tervikuna, kui sa vaatad võrreldes teiste riikidega, Eesti on väga hästi siit välja tulnud. Et Eestil on hästi, see tulebki sellest, et sa oled väike, sa hoiad kokku, kompaktne, midagi läks nässu, me peame ju leiva lauale ikkagi teenima, võib-olla tahaks võidi vorsti ka peale panna, et sealt tulevad need mõtted, et tegelikult eestlane, ma arvan, et on naturaalselt isegi nagu kogu aeg ta on pidanud nende muutustega nagu elama, aga võib-olla vahel peaks seda endale meelde tuletama, et see on normaalne, et miks me tahame jõuda sinna, et me oleme suur stabiilne kolakas, et tegelikult on ju palju ägedam olla ju sitke ja kiire ja vastavalt vajadusele käituda, et see on niisugune, et tegelikult on äge. Jaa, muutustega kaasaminek on tugevus, mitte nõrk. Ja ma võtakski lõpetuseks kokku sellise ühe nagu mõttega, et me tahame küll, et meie, ma ei tea, suhe muutuks paremaks, meie organisatsioon muutuks paremaks, ühiskond, valitsus oleks parem, siis tegelikult see kõik taandub selle peale, et mida mina ise naisena saaksin iga päev teistmoodi teha, mida julgemalt teha ja olla ise see juba nagu maailma muutja nagu suhtumisega, siis kõik muutub ümber niikuinii, nii et ainuke muutus on see, et kõik muutub. Nii et julguse muskli kasvatamist, neid häid märksõnasid, mida me täna siin läbi käisime, kui igaüks saaks võelda nüüd lahti ühe paberi ja panna kirja, et mis on need märksõnad, millega mina saaksin lähiaasta jooksul tööd teha, siis ma olen enam kui veendunud, et see muutus ei jää tulemata. Nii et, aga meil on siin ka LHV poolt kingikotikesed, nii et kodus koju. Nii et head naised, siin on kingikotid ja siis uute ägedate videopodcastideni ja mul on hea mõte, et kui mõni mõte siin tõesti kõnetas, kirjuta see maha, mängi selle mõttega ja mõtle, et mis on minu panus sellesse tegevusse. Rahamaailma opportunistid. Raevukad fanaatikud. Moodsa panganduse stiili näide. Julged otsustajad. Sellised me siis oleme. Selline on LHV.